nii armas. Raama siin ja Katrin ka ja otsapidi õues oma kassitekiga ja päikeseloojangusse tulime, et sulle edastada sõnumid alanud lõviväravast. Kas ja kui kaua me saame siin õues imelises soojas vaikuses seda teha, näitab meile see olukord siin vasakul, sest sealt tuleb see suur vihmapilv ja tegelikult seda kõike on ju meile lubatud niivõrd kuivõrd, et õhtul ta tuleb. Laame kaardid välja, äkki nii palju jõuab, siis kolime tuppa. Armas ja, me oleme ju sisenenud eilsega lõviväravates, lõvivärava energiad on meile avatud, Siiriusportaal on avatud, jõuab oma kõrghetkesse 8.08 ja paneb ennast kinni 12.08, mis on meile juba ette teada, et on ju ulmetähtis kosmiline päev. Aga jaa, pühapäeval me alustasime uut kosmilist aastat ja avati ka Siiriuse lõviväravate energia meie jaoks. Vaatame, mis ta tahab meile öelda. Samuti just alustas pühapäeval ka ju Saturn oma retrokraadi ja see tähendab jälle meie jaoks seda vana struktuuri lõhkumist, vanade teemade üles tulemist, neist vabanemist, uute. Ei tahtnud korrata sõna struktuur ja jäi mõtlema, millega seda asendada. Uute vormide, uute ühenduste loomise jaoks on meil vaja käia veel korra, eks ju jällegi, kaevata natukene välja seda, mis meid enam ei teeni, mis on suunatud lahustuma. Ja vaatame need abienergiad, need sõnumikandjad, kes meil siia tulid. Siin on meil astroloogia ja taimed, siin on meil armastuse energia, püha geomeetria on mu ees, väga kõnekas, väga kirev kusjuures. Aga ma praegu ei hakka lugema, vaid ma tõesti vaatan välja nad. Sest me ei tea, mida see pilv teeb. Kui ta läheb meist ilusti mööda, siis võib-olla jõuame ka lugemiseni. Väga huvitav, sest meile tuli selline kaart, mis ma jällegi võin sulle öelda, juhuseid ei ole, aga meil ei ole seda kaarti kunagi enam laual olnud, mitte kunagi. Aga selle kaardi number on 8. Ja me räägime siin sellest igavikulise hinde portaalist. Ja just. Ütleb, et veel 2. Ja annab 2. Nii on. Ja väga ilusad sõnumid. Oi, kui ilus, kui kaunis, kui kaunis. Nii. Ma arvan, et me peame kolima tuppa. Mingi number ka ja me peame asjad kokku panema. Hakka pihta sadama. Ja mis number on see meil ja mis meil on vaja teadvustada. Jop. 1414 võimalused. Jätkame. Ülistab juba päris tugevalt, nii et väga pimedaks on läinud. Meil on asjad laua peal valmis ja vaatame, kuidas me hakkama saame selles hämaruses, müstilises. Ja näe, jõudsime siia ilusti, on kaardid paigutatud mul ja jah, tõesti on pime. Just üks suur tugev sadu, mis ma sulle näitasin, vaibub ja kõminad vaibuvad, aga see, mis meil siin laua peal on, päris huvitav pilt. Ja no milles seisneb see huvitav pilt selles minu jaoks, et ma ikkagi naudin seda sünkroonsuste mängu ja need sõnumid, mis meile korduvad ja kust me täna alustame. Me alustasime segamist pühast geomeetriast,
see on meil siin praegu kõige esimene rida ka nina ees ja mida ta meile ütleb, ta ütleb meile sõna otseses mõttes tervenemine viib meid loovuseni, kaastunne kireni. 29, mis kokku on 11. 27, mis kokku on 9. 15, mis kokku on 6. Ja 34, mis kokku on 7. Ja mis need meile ütlevad omakorda, et see tervenemine, millega me siin tegeleme, eks ju, kuidas see energia meid toetab selles osas, et me saaksime seda võimalikult hästi teha. Võimalikult mänguliselt, nii mänguliselt, kui sa ammu pole seda enda jaoks võib-olla tundnud, tahtnud lubada, tunnistada, tuua välja ikkagi kõige rohkem just nimelt see sisemine laps, see rõõm, see uudishimu kõige suhtes, mis meid ümbritseb. Kes me ise oleme, kust me tuleme, mida me oleme siia tulnud tegema. Ja kui me jõuame sellest tervenemisega, see tervenemine kordub. Me võtsime ju väga erinevad kaardid täna, eks ju, mida me igapäevaselt ei kasuta. Nad ongi erinevates portaalides meil käinud. Ja see, kui me jõuame enese hoolitsuses selle hoolivuseni, nii enda suhtes, kui ka siis ümbritseva suhtes, teiste suhtes, eks ju. Muidu me teame seda, mida meile on õpetatud ümbritseva suhtes hoolivana käituma ja nii edasi ja nii edasi. Kuid meid ei ole õpetatud hoolima iseendast ja see enese eest hoolitsemise tähtsus ja see, mida Raama on korranud praegu aastaid, eks ju, siin juba see kõik, mis on sinu tervenemise teekonna osa, see kirg, mis sinus põleb ja tahab välja pääseda, kõik võimalikul erineval moel. See on hinge loovuse väljendus. See kristall, mis on sinu sees, mis kõige raskemates, intensiivsemate emotsioonidega hetkedes, sa näed intensiivsed, emotsionaalsed hetked. Tuleta siis meelde, et sinu sees on see pisikene kristallikene. Et kui sa tema poole pöördud, oma tähelepanu sinna sisse viid, aitab tema sul juhatada sind selle rahuni, mis toob sind välja igast kaosest, igast intensiivsest situatsioonist. Need võimalused, see inglinumber 1414, eks ju, kõik need võimalused, mis on meile avatud. Ingel sosistab meile. Et need vundamendid, mida sa oled juba loonud kõikide võimaluste avanemiseks, nad eksisteerivad ja on võimendatud läbi sinu tänulikkuse. See afirmatsioon, mida sa saad endale korrata, ma olen tänulik kõige selle eest, mis on ja mis saab olema. Ma usaldan. Ma usaldan kõiki võimalikke võimalusi, mida ma olen kunagi osanud soovida või veel suuremat, rohkemat, võimsamat, mida ma ei ole osanud siiamaani soovida. Need võimalused on kõik avatud meile, mida me oleme soovinud või ei ole osanud veel soovida. See transformatsiooniperiood, kus me oleme ja mida toetab siis antud hetkel see avanenud lõvivärava energia, eks ju. See vikerkaare sild, need muutused, need ümbersünnid, meid toetavad kõik. Kõik need liblikahaldjad, kes meie ümber on, kes meile näitavad ja kinnitavad transformatsiooni võimekust, imelisust ja suurust. Ja samal ajal see lumivalgeke siin transformaatorite hulgas, eks ju, oma karvaste hingesõpradega koos tuletab sulle meelde,
seda usaldust, mida äratab sinu enesekindlus. Enesekindlus on sinu usalduse väljendus sinu enese suhtes. Ma tean, kes ma olen. Ma tean, mida ma teen. Ja need loomad sinu ümber väljendavad seda läbi oma usalduse tulles sinu juurde, sest nad tunnevad seda. Need kaardid olid siis vastavalt 5 ja 9. Ja siin on meil 31, mis omakorda on siis 4. See vundament ükskord ühel unistuste ööl. See on jällegi seesama teema, mis on seotud siin selle kirekaardiga, eks ju. Kõik see loovus. Võta oma paber ja pliiats. Luba käel kas kirjutada või joonistada. Mida iganes tahab sinust välja tulla. See lubamine. Once upon a midnight. Dreary. See on see päevik, mis sisaldab unelmaid, unistusi. Ta ei ole diary, ta ei ole dream, ta on 2 in 1, 2 ühes. Lenomard andis ka meile 3 kaarti. Siin on meil liiljad, pilved ja kuu. Mis sõnumit kannavad liiljad? Liiljad kui number 30 ehk 3. Miks sai kuningast konn? Ja mida sümboliseerib see liilja siin? See vesiroos, water lily. Seda puhtust, seda uut võimalust, seda, et kõik sai alguse seal sügaval pimedas mudas, kust see seeme hakkas idanema. Tuli läbi selle vee, kuni õis sai õitsema. Tema lehekene annab toetust sellele konnakesele, kelle uhkus ja ülbus endast vanema ja vaesema naise vastu, kes osutus kohalikuks nõiaks ja vastavalt tema käitumisele talle ka tasus ja temast konna tegi. Milline osa sellest puudutab sind praegu? Tunned sina, aga tähelepanu juhib ta meid kõiki. Suunama just nimelt oma käitumisele. Siin on sauade kuningas. See kuningas, kes on tegelikult siis väga eneseteadlik, väga hea valitseja, eeskäija, aga võib-olla ka vägagi ülbe. Vaata oma käitumist, ütleb see konn, et sinuga ei juhtuks sama. Ja usalda seda teekonda, millal sa käid, see kannab vilja. Kui kasvutingimused on head, toimub muutus kiiresti, seemnest idaneb uus õieke. Nii ka sinust selles ümbersünnis, mida näitavad meile kõik need liblikad. Pilved, järgmine kuningas, see mõõkade kuningas ja kuus. Need mõtted sinu peas, millega sa tegeled? Kas sa võib-olla tegeled enese sabotaažiga äkki? Puudub sul usaldus sel määral, et uskuda, et õiged kasvutingimused, mida sina lood, et see seeme saaks kasvada lilleks. Ehk siis meeldetuletus meile, et me ei oleks peas, et me ei laseks nendel vanadel mõttemustritel ennast kinni hoida ja me võime nad ära puhuda. Nii nagu tuul puhub pilved ära. Kuu,
see kaart näitab meile seda, et jällegi see teadvustamine ja tähelepanemine. Meil tuleb siin veel selle kohta sõnumit. Teadvusta ja pane tähele. Pane tähele, mis toimub sinu ümber, mis toimub sinu teekonnal. See kaart konkreetselt, vaata, siin on täiskuu ja siin on Tuhkatriinu kaarik, eks ju, mis läheb lossi poole. Ja kui sa mäletad, Tuhkatriinu pidi käima mitu ööd lossis, eks ju. Ehk siis võib-olla on mingisugused tegevused, mingisugused mõtted, mida sa mingi perioodi tagant tajud, et nad tulevad välja, mingisugused teemad, sest kuu käib ka meil 2 nädala tagant, kuu tagant, eks ju, kuul on omad tsüklid ja vaata, millised tsüklid on praegu esile tõstetud sinu elus, võib-olla tänu Saturni retrokraadile, võib-olla Päikese ja Pluto vastasseisule. Tegemist on kindlasti tegu tagajärg energiatega, mis jällegi, eks ju, seemned ju külvame enne, mis siis tuleb vili ja armastuse energia tuletab meile seda meelde, et ole tähelepanelik selle armastuse suhtes, mida sa välja jagad, nii endale kui teistele, läbi oma mõtete. Need mõtted, needsamad mõtted on need agendid, kes loovad neid muutusi, mida me läbime ja loovad selle vundamendi sinu tulemuste jaoks. Kuhu sa oma armastust külvad? Kuidas sa seda väljendad? See minevik, see on nüüd puhtalt, eks ju, meile Saturni kaart. Läbi selle armastuse väe saad sa vabastada absoluutselt igasugust seisvat energiat. Neid situatsioone, mis on ära peidetud, maha maetud, ei taha tunnistada või lihtsalt seisvaid energiaid minevikust. See, mis puudutas, eks ju, kõigest vanast loobumist. Anna nendele energiatele, asjadele, situatsioonidele oma tähelepanu, oma armastus koos tänulikkusega, et see energia saaks transformeeruda ja luua sinu südames ruumi. Meil igalühel on see vastutus siin sellel tervenemise teekonnal. Ja kui sa teadvustad, et sinu enda käes on see jõud ja vägi, millega sa oma mõtteid ikka jälle, eks ju, näed, meil on mõtted, tervenemine. Puhusin ühe küünla ära. No siis puhusin. Ja see vastutus teadvustada, kuhu, kui palju, millal ma oma armastust jagan. Me jätkame sellel samal teemal inglite sõnumitega. Need 3 ingli sõnumit, mida ma saan põletada. Mis te kõõlute mu käte all? Mida ma saan põletada, kas ma olen õigel teel ja piiride seadmine. Need olid 3 inglite sõnumit, need küsimused hingele, oma kõrgemale minale. Ja see esimene, mida ma saan põletada, ütlebki meile seda, et põleta kõike. Põleta. Põleta oma valesid. Põleta, ma vaatan, kas ma näen paremini natukene. See on hele kiri, jube raske on mul vaadata. No vaatame. Ei tule mul luupi ka ta sisse. Ühesõnaga, ma mäletan, et see kaart räägib sellest, et võta see jällegi, kordame, võta see pliiats. See on su kõige parem. Sa küsid, miks ma ei või niisama rääkida? Ma ütlen sulle väga lihtsalt. Miks me oleme aastate jooksul suunatud olnud kirjutama täis 10 kaustikuid? Mis vägi on paberil ja pliiatsil? Miks on need erakud oma teekonnal seda aastatuhandeid kasutanud? Sest see, kui sa võtad pliiatsi ja hakkad sellega paberile kirjutama, see avab sinu südamekanali, see on ühendus sinu südamega. Ja kõik see energia, mis tahab väljendamist, tuleb väljendada.
ja avades oma otseühenduse. Sellepärast. Nii et võta see paber ja pliiats ja pane sinna tõesti kirja kõik. Kõik see, mida sa oled kritiseerinud, mida sinu kohta on kritiseeritud, millest sul on vaja vabaneda, mis on su hinge peal, kõik sinu häbid, sinu valud, sinu süüd, mis siin veel kõik võib olla, mõtle ise välja, mis sul tahab seest välja tulla. Küsi, milline on see minu tõde, mis ei ole minu tõde, see kõik põleta ära. Tee valikuid. Tee sellised valikud, et sa ei luba enam minevikul määratleda ennast. Ja selle sama pliiatsiga keera see uus lehekülg ja alusta uut peatükki. Milline on minu teekonna järgmine peatükk? Ja luba ka sellel väljenduda. Kõik see eelnev põleta ära. Kas ma olen õigel teel? Kas ma olen õigel teel? See küsimus käib, ma arvan, meil kõigil, kes me oleme ärkama hakanud ühel päeval läbi oma teekonna jooksul korduvalt ja korduvalt. Ja mida hing meile siis ütleb, mida hingrid tahavad meile öelda? Usaldad oma protsessi, teed läbi armastuse. Keegi köhib meil, Miilo köhib. Tea seda, et sa oled õigel teel. Jätka liikumist, jätka usku sellesse teekonda. Jätka mäletamist, et sa oled sõlminud selle hingelepingu, mida sa praegusel hetkel täitma oled asunud. Igasugusel erineval tasandil oma elus. Isegi kui sa ei näe seda, ei tähenda see seda, et see ei ole nii. Kui sa täna otsid seda teed, millega sa tunned siis seda hingega seotust, seda põhjust oma tegevustele leiad, siis need märgid, mis sulle kinnitavad seda, tulevad väga erineval viisil. Luba sellel uuel usaldusel enese suhtes toita oma teekonda ja näha neid märke, just nimelt kõiki neid sünkroonsusi, neid sõnumeid, millega me ümbritsetud oleme, eks ju. Meil tuleb siin ka selle kohta veel omakorda abiline. Tulevad uued müristavad tumedad mustad pilved. Millised on need piirid, mida luua, mida tugevdada meie suhetes? Et luua tervemaid suhtepiire, me peame kõigepealt olema iseendaga, oma vajadustega, oma soovide, oma tunnete, oma usuga joondunud sinnamaani, kus me tunneme, teame ja usume, et me oleme kõike väärt. Ja meie suhted, mida me saame väga kergelt teadvustada, millal nad algavad ja millal nad lõppevad. Nii nagu ikka need hingelepingud, eks ju. Kui me õpime eraldama oma energiat teiste energiast, saavutame me selguse selle suhtes, mida me tegelikult soovime oma ellu. Ja seejärel lõpetame me nende asjade tegemise, mis enam meiega kokku ei kõla. See puudutab kõiki neid erinevaid maske, mida me eelnevates suhetes oleme ju kandnud.
me oleme nende maskide, vot nüüd lõi küll välku, maskide lahustumisega tegelenud üsna pikalt. Kui sa oled empaat, siis sa võid ikka ja endiselt olla väga kaastundlik teiste suhtes, ilma et sa võtaksid nende koormaid enda kanda. See on nüüd see teadliku alkeemiku võimekus juba, eks ju. Kui me ennem võtsime väga kergelt teiste energiaid enda kanda, siis olles eraldanud oma energia teiste energiast, jõudnud neutraalsusesse, saame me aidata teisi ilma nende koormeid endale võtmata. Tea, et on turvaline usaldada. Wow. Seda, et sa ei ole tulnud siia mitte kedagi teist parandama. Usalda seda. Ja see mantra, mida endale kinnitada, mul on kõik, mida ma vajan, siin ja praegu. Ja nii on ka nendel, keda sa siis parasjagu oled võib-olla toetamas. Ma olen väärt oma vajadusi ja ma sean need piirid vastavalt sellele, mis on parim minu jaoks. Mul on kõik vajalik enda jaoks siin ja praegu ja nii on ka neil. Ja ma olen väärt kõikide oma vajaduste. Ja ma olen väärt kõiki oma vajadusi ja ma sean piirid vastavalt sellele, mis on parim minu jaoks. Nii on. Sellised sõnumid meile siin ja praegu selles avanenud lõviväravate energias. Armas, naudi igat päeva. Läheneme täiskuule. Võtame ta vastu ja lubame tal särada. Lubame tal valgustada. Läheb aina põnevamaks. 29. peaks meil olema täiskuu. Paari päeva pärast. Läheme läbi nüüd selle puhastava tormivihma. Ja järgmise korrani. Namaste. Täiesti sulle näitamata ja lugemata see taimede astroloogia kaart, eks ju, mis tuli täna meil ka tegelikult ju lauale ja tuli meil täiesti esmakordselt Bobinsana. Kaart number 8, järjekordne. Kus meil oli siin 8? Mis meil oli 8? See kuu oli meil 8, jah. Ja räägime me siin, et avanenud energia, mis liigub siis 8 portaali, näed, mul on siin 8 ja nad on vägagi seotud. See lilleke on siin peal. Bobinsana, Amazonase pärismaalaste taim. Üsna võimas. Loen sulle tema kohta siin natukene. Tema ladinakeelne nimi. Kus ma näen kõige paremini? Panen selle kaardi siia, vaata teda siit. Nii. Calliandra angustifolia. Calliandra angustifolia. Väga ilus, eks ju. Ja tema märksõna on usaldus. Jällegi see usaldus. Enesearmastus. Südame tervendamine. Vastuvõtmise võimekuse tõstja. Tänulikkus. Ja hoolivus. Teda juhivad Kuu ja Neptun.
on ta siis väga iidne, traditsioone toetav, just nimelt Amazonase traditsioonidest on ta siis pärit ja toetab ta nii keha, meelt kui ka vaimu. Teda on kutsutud hellitavalt Merineitsiks ja väga ilusaid maale on tema kohta maalitud. Ta on šamanistlike rituaalide selliste, ta kannab väga sügavat loomingulist jumalikku jumalanna hinge ja ongi peetud teda master healeriks, eks ju, siis meister tervendajaks. Nii mineviku lapsepõlvetraumade, kaotuste, leinade, kurvameelsuse, erineva abuse'i, ehk siis mis see on meil, erinevad vägistamised, nii vaimsed kui füüsilised. Ja see Sirenita, siis see Merineid, tervendab katkiseid hingi. Jah, nii võibki öelda kõige lihtsamalt. Tervendab katkiseid hingi. Kasutatud on kas siis teda kombinatsioonis teiste taimedega, spetsiaalsetes detoksides, puhastusprotseduurides ja keedetud teena. Ta võimendab südame energiat ja selle avanemist, tõstab armastuse energia kohalolu, empaatiat ja hoolivust, ühisuse tunnet, vabadust kõikidest valudest. Ta on väga tugev intuitsiooni võimendaja ja unenägude avaldaja. Ma ei tea, kas seda taime on meil olemas või mitte, ma ei ole tast siiamaani kuulnud, kui aus olla. Ja ma arvan, et tähtsam on see sõnum praegu, mille ta meile lauale tõi, mis kinnitab kogu meie eelnevad sõnumid. Ta tuletab meelde, et me ei unustaks seda enesearmastust, sest see vajadus tõuseb praegu järjest tugevamaks. See südame energia vastuvõtu võimekus, see tingimusteta enese armastamine, väärtustamine, tänamine. Küsi endalt, kuidas need mälud minu südamest saavad mind siin ja praegu aidata. Samuti on see Bobinsana taim energeetiliselt seotud vaalade, kosmilise energiaga, mis on seotud vaalade ja hummingbirdiga. Ütle nüüd. Noh, hummingbird, need, kes mul siin käe peal lendavad, tead küll. See pisike, ma ei saa eesti keeles praegu öelda. Tuletab meile meelde, et palun hoia oma tähelepanu kõikidel nendel kodeeritud unenägudel, sünkroonsustel, sümbolitel. Näed sa, meil kordub see kõik, eks ju. Mis omakorda on siis sinu teekonnal nendeks väravateks, läbi mille sa saad õppida lahendama järgmiseid müsteeriume ja oma hinge ja südame soove. Usaldus, usaldus, usaldus. Nii on. Aitäh ja järgmise korrani. Suur torm käis üle, sinna tuli vikerkaar. Ma sain paar lahjat piltina praegu natukene, aga midagi ta sealt kuuse tipust veel virvendab.
sest et teisel pool särab päike ja maal lirtsub kõik see vesi, mis siia nüüd kallati. Kui koerad jooksevad ka, siis käppade tagant vesi pritsib. Mega ilus. Ja müriseb edasi, seal läheb. Vaata, mitu kihti pilvi, sealt tulevad veel valged pilved nende mustade taustal. Valge draakon roomab metsa taga jälle. Vau! Nägid seda välku? Nad löövad nagu maaga paralleelselt, ennem ka kui vikerkaar oli. Ta lõi selle välgu paralleelselt sealt niimoodi